täna toimetame siis esimese asjana mootori kallal. Et nagunii meil tuli see esimene õli välja lasta, see on siin kausis. Siis otsustasin ma ka karteri ära vahetada, sest miskipärast hakkas see uus tihend lekkima. Ja kui juba õli välja ja vahetada, siis läheb parem asemele. Et siis uus karter on siin kõrval, on 1.9 TDI oma, see lege mootor. Ja miks ma siis selle kasuks otsustasin on see, et siis meil mahub paika uus õlisõel. See, mis saime uue õlipumbaga. Hetkel on see 2.0 õlisõel, nii et see väiksem pann alla mahuks. Et see vahe on siin siis näha, et on üsna madal. Ja siin ees on kohe siis pann hulga sügavam. Ehk siis pool liitrit õli saame juurde. Kuna soojenedes tuli termostaat lahti ja siis läks õhk välja, tõmbas ta ja siis vedeliku ilust alla kõik. Sellepärast ka paak on tühi hetkel. Et siis teeme nüüd sama trikki, mis riimakaga. Et paaki läheb sisse meil see lisand, et ta oleks kuumakindlam, et jookseks jahedamalt. Lisaks siis jahutusvedelikku törtsi juurde ja saamegi normi täis. See kraam on siis hästi siuke kirsipunane. Näeb välja nagu oleks õliga segamini jahutusvedelik. Aga ei, tegelikkuses on ikka siin see vedelik sees. Nüüd paneme jahutusvedeliku veel peale ja siis on sellega korras. Paagi oleme ära täitnud, siia tegelikult läheb törts veel, aga lasta praegu olla nii. Oleme siis jõudnud siiamaani, et läheb sisse uus õli meil. Et see Motul 5V50. Et seda kasutame selles S4-s ka. Et sellega oleme väga rahul. Seega sobib see siia ka väga hästi. Edasi hullame siis siin veermiku kallal. Tegelikkuses siit me tahtsime jätkata veebruaris pärast seda, kui me tõukurid ära vahetasime, aga selgus, et ikkagi mootor lagiseb. Aga nii. Mis ma siis teen on, siis vahetasin just pooltele otsa ära. Et vanal oli kumm katki. Määre oli välja tulnud, kõik oli sitane pasane. Nüüd on see seal kausi sees. Pesin siit puhtaks nii palju, kui ma sain. Siis panin siis väikse upgrade'iga piduritele. Kettad on mul need samad, mis ma 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi panin. Need 312 mm. Ja siis need EBC Yellow Stuffi klotsid. Aga ketastel on siis nüüd taga V12 Phaetoni tuule suunajad. Need kõrvad siis kinnituvad siis kettataguste plekkide külge. See plekk on muidugi nüüd siis tunduvalt suurem, aga selles suurusest pole miskit, sest 17 velg on miinimum, mis alla mahub. See ta meil on. Siit edasi siis, kui kunagi tuleb soov, siis saame piduritega aina suuremaks minna. Et mis siia käännikule asjalu sobib, olekski need samad, näiteks selle S4B8 pidurid. Ja mingisugused Porsche 4-kolvilised pidid olema ka, mis sobivad. Et siis ketta suuruseks oleks 350 juba. Aga seda vaatab kunagi edaspidi. Et hetkel vaatab, et peaks sellest tuulutusest meil abi olema. Et jookseb siit õhk ilusti ketta keskele sisse ja siis siit omakorda juba välja vahele välja. Siit kõrvalistöö poolt ma juba lappisin kõik kokku ära. Et siin on siis jah see 17 olli velg. Ja siit siis rehvi kõrvalt paistab see kõrv nii-öelda välja. Ja sedasi on ta siis sees poolt. Ja siit auto alt siis tuleb õhk sisse ja jookseb sinna vahele. Vahepeal on esiots ka ettega tagasi pandud, ehk siis kõik on uuesti komplektne. Nüüd katsukski selle ratta siit alla tagasi saada. Tagumised pidurid ka veel korra üle käia. Auto on pikalt seisnud. Liugurid ära määrida ja siis võiks juba teha ühe väikese esimese sõidu. Ja ongi meie tibu jõudnud päevavalguse kätte. Pesin ta enne puhtaks ka ilusti. Saime kasutada seda uut sampooni. Leotusvedelikku ja lisaks tegin vahaga ka mõned kohad üle, sest mingid sitanired olid siuksed, mis ei läinud lihtsalt puhtaks. Aga siuke ilus läikiv ta meil on.
taga klaasikleeps oli ka seismisega nahka läinud. Hetkel siis koristame garaaži, peseme põrandat, üks tiir on ära pestud, tunduvalt valgem kui ennem, aga just panime uue vee hakkama, uue vedeliku ja peseme uuesti üle. Lisaks lahustiga ka veel siis need järsemad plekid siit ära koristada ja siis on jälle baas puhas. It was at this moment that he knew he fucked up. Sai siis väike tiiruka ka siin tehtud. See Mats, mis oli see, kes ostas Tabika varrast, et karteriga on kõik okei. Siinkohal siis sellega täna vist lõpetaks ja järgmine kord jätkame siis uute tegemistega.